No nii, kallid sõbrad, ongi kätte jõudnud see päev, kui meie kolime. Täna on 1. september ja mina siis pean hüvasti jätma oma kalli koduga, kus ma olen viimased 12 aastat elanud. Ja kui ma algul arvasin, et mul tuleb suht vähe asju kaasa, siis tegelikult neid asju on räigelt palju. Siin ma olen siis kõik kokku kogunud oma kosmeetikatooted. Siin on mul, ma ei tea, mis asjad, kõik küünlad ja föönid ja asjad. Seal on siis meie voodiriided, padjad ja kohvimasin ja köögiasjad ja siin on mul siis taimed ja see kast, kus ma neid transpordin. Ja ma isegi ei ole veel oma riideid pakkinud. Nii et väga palju asju veel pakkida, aga Miku tegi meile süüa, nii et ma lähen alla nüüd sööma ja vaatame, kas tal on ka midagi öelda tänase kolimise kohta. Kuidas sinul tunded on kolimise osas? Viimane söömaaeg siin. Viimne söömaaeg. Excited much. Aga meil on päris palju pakkida. Ja mul on üli palju asju. Sest loobime autosse. Reaalselt saate aru, selles kolimises ei ole mitte midagi fancy't, ma ütlen teile täiesti ausalt. Kuskile pole asju ära mahutada, asjad kukuvad autost välja, ajab närvi, ajab kettasse, midagi pole teha. Mul äpakas on ka siin, no normaalne. Ja ütleme nii, et tõesti mitte midagi fancy't siin ei ole. Auto on nüüd täitsa täis, nagu me siit ka näeme, ja me hakkame esimest laari ära kolima. Esimese laariga lähevad siis sellised asjad ja need sealt voodi pealt ja päris palju asju on juba autos, nii me hakkame kolima ja me viime need asjad ära, mis on autos ja siis tuleme ülejäänutel järgi. Me läksime oma istetega nii ette, et ei tule, et meil on põlvepuu just vastu armatuurlauda või noh, ongi ja kõik on nagu nii täis topitud kui saab, aga meil on veel ka mõned asjad kodus, nii et väga fun ja minu meelest nagu üli exciting, et me saame oma korterisse minna ja korteri omanik tuleb kohe, annab meile võtmed ka üle, nii et ja see on üürikorter, aga samas see on nagu meie esimene ühine kodu, nii et see on mega cool ja kõik meie madratsid ja kõik asjad on seal taga, nii et Miikal on master pakkija ja tänu sellele me saamegi see on jah Tetrise mängimine, et bändis osalemine on väga palju kasustanud sellele, sest et bändiga sa pead alati mängima Tetrist, et kuhu tehnika panna. Aga nüüd me sõidamegi oma uude koju. See on Erki Hüva, see on Tartu legend ja ta on elav tõestus sellest, et Jumal hoiab joodikuid. Ja nüüd ta läks sinna nurga taha, aga me kohe sõidan talle järgi. Ja ma reast ei saa, kuidas see vend ikka veel. Tegi üks päev mingit graffitit või midagi ta joonistas klaasi peale. Ja ta on väga huvitav inimene ja ma tõesti, nagu see on täiesti müsteerium, et see vend ikka veel on elus. Nii, ja vaatame siis seda imet lähemalt. Loodusime. Erki Hüva on aastaid olnud siuke legend, Tartu linna nagu elav legend. Suva, et siin ei ole ju rada, tuleme ikkagi üle tee. Hästi haige. Igal juhul see vend on see, kes karjus miljon ja katuselt korvi, nii et kui te ei tea, siis tulen teile kaasa, minge vaadake. Too bad, jah. Meie viimane laar asju läks nüüd peale ja nüüd tagasi hoidlikum kui eelmine laar. Jätkuvalt ütlen, koolimises pole mitte midagi fancy't ja üsna pingeline on. Higi on, närvitsemine on sellepärast, et sa ei tea, kas sul on kõik asjad kaasas ja kas sul mahus kõik asjad ära. Ja nüüd me lähme viime siis oma teise laari ka ära ja lähme poodi vajalikke asju ostma. Ja prügikotte ja kõiki siukseid asju, mida on vaja. No nii, meil eelmine omanik jättis nii äärmiselt need piletid ja geisha ja selle lilled. Ja meil on veel natuke tuua, uks on lahti, don't care. See on meie mant. No nii. Mis me paneme võtme selleks? 120 on madas, 140 on voodiraam. See äkki? Jah. Vaikselt hakkame siis oma asju siin ladustama, tead. Surun märga samblesse näo ja nutan. Betoonpisaraid. Ütleme nii, et me oleme väga
väga tublid on täna ja me oleme väga palju asju teinud ära täna. Me tulime hommikul juhtimiskoolist, kui ma veel ei maininud, nii et väga süke intensiivne päev on olnud. Aga meil on nüüd kõik meie asjad kolitud ja lahti pakitud ja me lähme veel viimastele asjadele raadile järgi. Näiteks veekeedukann ja mingid riidepuud. Ühesõnaga, meil on vaja igasuguseid toiduasju ja kas see mustus? Ei ole. Ja igasuguseid riidenagisid on vaja osta, kleepuvaid ja igasugu muid asju, mul on pikk nimekiri. Me oleme nüüd poes ja meil on päris palju asju ja me ei leia õigeid filtreid. What are you doing? Maxi Market, what are you doing? Miks see ainult teisele lubab minna? Ma ei tea. Teine ongi tegelikult meie juures. Adult Life hits real hard. Varem ei pidanud vetsupaberi pärast muretsema. Oi appi. Mul ostsin eile vlogi lõpetada, aga igal juhul me saime kolitud ja meil on ilusti kõike ära pandud ja voodi tehtud ja asjad ära laotatud ja jaotatud. Nii et aitäh, et sa vaatasid seda vlogi, aitäh, et elate meile kaasa ja ole hea, pane selle video like, kui sulle meeldis ja subscribe'i mu kanalit ja kindlasti ka kommenteeri, kuidas see kodu sulle tundub. Minule tundub väga mõnna ja juba õige pea ma vahetan selle lõuendi seal meie pulmapiltide vastu. Nii et aitäh, et sa vaatasid ja näeme varsti juba uue videoga. Davai, tšau!